Selleks, et inimene saaks end liigutada, saadab aju lihastele närvisignaali. Müasteenia puhul töötab närv ja töötab lihas, kuid probleem on nende ühenduses. Organism ise hakkab tootma ainet, mis blokeerib selle ühenduse. Tagajärjeks on see, et mida enam püüab inimene lihast liigutada, seda rohkem ta väsib ning liikumist ei toimu. Eestis on müasteeniat põdevaid inimesi hinnanguliselt 150. Selleks, et teised paremini nähtamatut haigust mõistaksid, olid nõus 2 inimest, Ulve ja Maria, oma loo meile ära rääkima. Sageli on esimeseks haiguse sümptomiks topeltnägemine, eriti õhtuti. Peeglisse vaadates on selgelt üks laug võrreldes teisega alla vajunud ning selle kergitamine osutub võimatuks. Tihti on märgiks üldine väsimus, mis puhates tavapärasel viisil ei taandu. Nii oli ka Ulvel. Maria tundis aga ühel hetkel, et raske on rääkida. Aastal 2009 sündisid mul kaksikud, esimesed lapsed ja ma jäin koju. Ma olin umbes 2 aastat kodus ja siis ma läksin tööle õpetajana ühte kutsekooli. Ja esialgu ma siis õpetasin päevaõpilasi, ei tundnud mitte midagi. Ja ühel hetkel tundides ma tundsin, et ma ei suuda enam rääkida. Ehk siis pikemad loengud, pikemad tunnid, ma tundsin, et hääl hakkab nagu ära väsima ja siis kuidagi nagu ei suutnud hääldada sõnu välja. Esimesed märgid olid tõenäoliselt kuskilgi pool aastat enne, kui ma üldse arsti juurde pöördusin, see oli meeletu väsimus. Märkasin hommikul üles, nagu ma oleks heinal käinud öö otsa. Et ma olin tohutult väsinud ja see väsimus, ta ei taandunud. Müasteenia sümptomitele õige abi leidmine ei ole alati selge ja lihtne. Seetõttu on mõne patsiendi teekond õige diagnoosini kestnud aastaid. Müasteeniat diagnoosib ja ravi määrab neuroloog. Äkki teil on siis nina vahesein kõver, et pani esimese diagnoosi, et minge kurgu-nina arsti juurde. Vaadati siis nina üle ja öeldigi, et et teil on nina vahesein kõver, et võib-olla on sellest tingitud. Ja läksingi esimesena siis nina vaheseina operatsioonile. See oli veel kohaliku tuimestusega, tehti ära, et üks nina vahesein siis sai sirgeks ja õhk käis ilusasti läbi. Nii läksin koju, läksin jälle tööle, tundsin, et ikkagi tohutu väsimus ja ikkagi need sõnalõpud kaovad ära, ma ei suuda pikalt rääkida. Siis tuli see neelamise moment, et sõin ja siis tunnen, et ma ei suuda neelata enam. Nii, läksin uuesti perearsti juurde, et näed, ikkagi on see sama sümptom alles, et ma ei tea, mis toimub. Oi, aga teil on mandlid suured. Okei, tegin mandlioperatsiooni ära ja siis mind suunati veel logopeedi juurde, et ikkagi, et miks nagu on lihased nõrgad. Ja ma käisin veel eraldi kurgu-nina arsti juures, logopeedi juures, harjutusi tegemas. Ja siis ma nagu uuesti läksin perearsti juurde, et see ei saa olla ikka, et mingi jama on. Mina soovin neuroloogi juurde minna, et ma diagnoosisin ühe haiguse ja siis perearst ütles, et ei tea, hea küll, et ma saadan teid siis sinna neuroloogi juurde. Tehti testid seal Maarjamõisas ja tuligi välja, et on see sama haigus, müasteenia. Ja siis kirjutati ravimid välja. Edasi uuringutele, ehk siis vaadati, kas harknääre on suurenenud, ehk siis nüüd kui on harknääre suurenenud, siis kutsutakse tümoomiks, ega me erialast terminoloogiat ei tea, aga igal juhul saadeti mind kompuutrisse, nähti, et on harknäärme kasvaja ja siis pandi mulle operatsioon kirja ja öeldi, et arvatavasti siis see operatsioon aitab. Ma töötasin koolis, külmetasin, pidin õpilastega olema väljas, õues. See oli oktoobrikuu ja meeletult külm oli ja järgmisel hommikul ma ei osanud silmi lahti teha, ma ei teadnud, kuidas silmad avanevad. Sõrmega siin niimoodi tõstsin teda natukene ja pöördusin koheselt perearsti juurde ja perearst vaatas ka tõtt minuga, arvas alguses, et võiks olla tegemist põskkopapõletikuga või otsime kopapõletiga millegi sellisega, aga ühtegi muud tunnusmärki ei olnud. Ja siis ta saatis mu kohe Tartusse
samal päeval tulin Maarjamõisa, samal päeval ma käisin kõik võimalikud kabinetid läbi, üks saatis teine ja kolmanda juurde ja päeva lõpuks ma siis jõudsin neuroloogiasse, neuroloogia kabinetis arvati, et ma võiksin kohe haiglasse jääda, jäingi kohe haiglasse ja 5. päeval haiglas oli mul diagnoos käes, müasteenia graavis kogu eluks. Mul ei olnudki nagu sellist hirmu, emotsiooni, et mis nüüd saab ja miks minul on see haigus. Ma lihtsalt võtsin selle vastu ja hakkasin ise otsast tegelema. Ma võtsin selle diagnoosi vastu, läksin lihtsalt mööda seda rada, mida mul arstid juhatasid ja lihtsalt kulgesin, et ma ei muretsenud. Ma ei olnud ju teadlik, et mis see haigus on. Nii palju ma olin teadlik, kui ma lugesin kirjandusest, et kellel avaldub nii, et tõesti ei saa hingata, kes ei saa silmi lahti hoida. Ma lihtsalt nagu lugesin ja panin selle kinni. Ma ei mõelnud endale, et mis minuga saab, et kas minul ka nüüd hakkab nii olema, mis mu tööga saab, kuidas ma nagu laste eest hoolitsen, et ma ei mõelnud selle peale üldse. Ma kuidagi nagu panin selle kinni, nii, okei, operatsioon on tehtud, nüüd on nii, et ma ei mõelnud nagu sellel hetkel üle. Kindlasti oli alguses paanika. Ma ei teadnud, mida tähendab see diagnoos. Ma ei olnud kuulnud üldse, et kellegi seda oleks. Ja ma ei teadnud, kuidas ma pean endaga käituma. Tegelikult ei teatudki tollel ajal väga palju sellest. Natukene teati, midagi teati, aga meid oli nii vähe neid müasteenia haigeid. Pärast seda diagnoosi saamist, et ma sain aru, et ta mul progresseerub järjest kiiremini ja jõulisemalt, et see oli vast üks 6 aja pikkune periood. Võib-olla ka ma lubasin sellel kõigil endaga nagu toimuda. Ma isegi ei saanud aru, sest ma olin nagu üsna segaduses, et kus mul tulid kõik võimalikud nähud, mis üldse sellega kaasas käivad, et ma ei osanud hingata. Ma oskasin sisse hingata, aga välja hingata ma ei osanud neelata. Ma ei osanud süüa selles mõttes, et sa paned toidu suhu, sa mälud ja neelad, see on ju normaalne, eks ole. Mina panin toidu suhu, siis ma pidin endale ütlema, sul on toit suhus. Hakka nüüd mäluma, siis ma mälusin mingit seltskondlikku vestlust, samal ajal ei saanud toimuda. Ja siis ma andsin endale kässu, hakka nüüd neelama, proovi nüüd kuidagi kõik see lugu alla neelata. Ja ma ei saanud neelata. Vahepeal sain, vahepeal ei saanud. Aga kui sul on see toit suus ja kui on veel tegemist vedelikuga, siis see kõik tuli siit suunurgast välja, sest ma ei osanud korraga suud kinni hoida niimoodi, et see kõik suus on ja ma ei saanud selle neelamisega hakkama. Et see oli päris kohutav. Paljude müasteenikute jaoks on esimene diagnoos hirmutav, sest haigusest on laiemalt vähe teada. Maria ning Ulve sõnul aitas neid enim suhtlus teiste müasteenikutega läbi Eesti lihashaigete seltsi. Eesti lihashaigete seltsi juures oli esimene müasteenia haigete kokkusaamine. See oli selline elumuutev. Kõigepealt ma läksin sinna kohale, ma nägin, et meid oli kuskil 100 tükki, nii palju umbes ongi. Praegu vist mingi 150 või sinna kanti. Ja ma sain aru, et ma ei ole üksi. Et ja meil kõigil oli üks küsimus, kuidas me saame ennast aidata. Ma ei ootanud või ei eeldanud, et mis info võiks veel kuskilt tulla, et mind aitaski võib-olla see internet ja siis see seminar, et sellised ühisüritused, kus siis räägitakse lahti, et mis see haigus on, kuidas ta kulgeb, mis on ravivõimalused, et see oli minu jaoks nagu piisav. Tänaseks on see müasteenia kohta üsna palju informatsiooni võimalik leida, kui tõesti sa tahad seda informatsiooni saada. Aga seal on ka see oht, et kõik, mis kirjas on, ei pruugi sul olla. Sul on mingi valik, mingi osa. See on väga-väga individuaalne. Tegelikult mingit informatsiooni sa nagu kusagiltki juurde ei saa. Aga sa pead teadma seda, et kui sa oled väsinud, siis sa ei tohi pingutada. See on ülioluline. Sest kui sa mõtled, ma ikka natukene jõuan veel. Ma ei jaksa, aga tegelikult ma selle teen veel ära, siis see on karuteene. Ma olen 2 korda sattunud müasteenilisse kriisi, nii et kiirabi on ma ära viinud. Ja see ei ole enam okei.
Müasteenia on ravimatu haigus, kuid kaasaegsete ravivõimaluste kättesaadavus ja erivajadusega arvestamine ühiskonnas võib anda müasteenikutele võimaluse olla aktiivne nii töö kui eraelus. Eestis on täna müasteeniat põdevate inimeste sõnul nende jaoks hädavajalik turvavõrgustik, milleks on üldjuhul teiste pereliikmete igapäevane abi ja toetus. Ka tänaseks ikkagi ma ei käi treppidest. 3 trepiastet, 4 trepiastet ongi kõik. Ma lihtsalt ei lähe edasi või ma vajan selleks tervet päeva. Et ma ei lähe üheski trepist üles, alla ma lähen. Füüsikaseadused toimivad, maa külgetõmbejõud on nii suur. Et alla ma lähen, et olen leidnud omale mingid sellised asendid, kus ma kallutan keha ette ja tõesti lasen kukutan ennast ühelt trepiastmelt teisele. Rattaga ma ei sõida, sest mingil hetkel mul jalalihased ei tea, et nüüd peaks pedaale satkuma, ma lihtsalt kukun kummuli. Ühtegi kotti ma käes ei kanna, kõik mis on mul õla peal. Õhtuks ma mingit tegevust sellist ei jäta, kus ma peaksin vaatama pingsalt, sest mul on topelt nägemine. Seltskonnas on mõistlik tahkemat toita süüa, et mitte piinlikkust tekitada. Ja ööd on sellised, milleks sa pead lihtsalt valmistuma. Teadmatakse magad täna öösel või ei maga, sest et kui ma lähen magama, siis lihased lõtvuvad, sügava une puhul, päriselt nad lõtvuvad ja kui mul on tarvis külge keerata, üks külge vasib ära, siis ma ei saa pikale asendis seda teha, sest ma ei ole võimeline seda tegema, ma ei ole pead võimeline padja pealt normaalselt tõstma. Kui ma kuskile lähen, näiteks üle-eelmine aasta ma käisin jälle ühe kolleegiga staseerimas Hispaanias ja siis ma talle ütlesin, et ärme väga tihedat programmi tee, et äkki ma väsin ära, et ma ei jõua füüsiliselt, et ma ei jõua kõiki kohti läbi joosta. Ja siis tuli välja, et ma jõudsin. Et selles mõttes ma küll olen mingid signaalid andnud teinekord oma mingitele sõpradele, et mul võib väsimus tulla, aga tegelikult ei tule. Minu puhul on tarvis minu tööruumides lifti, siis on tarvis mõistvat juhtkonda ja siis on tarvis mõistvaid kuulajaid. Et kõik edasi saad sa ise teha. Et tegelikult ja ka toetavat pere kodus. Et sul peab olema turvainimene, keegi, kes ise ei jaksa minna, siis keegi viib su sinna tööle. Keegi peab olema, kes teab 101% sellest, mida sa tunned. Teisiti ei saa, sest kui sul tekib väga ootamatult, väga vilets enesetunne, sul tekib see väga sügav väsimus, sa ei saa ennast arusaadavaks teha. Sellel haigusel on ka üks suur pluss, see ei paista üldse välja. Ja kindlasti rääkige oma lähedastele. Hoidke oma töökaaslasi sellega kursis. See pole häbiasi, see võib meid kõiki tabada. Aga kui te päriselt väga kiiresti, väga professionaalset abi vajate, siis nad saavad seda teile kutsuda. Et ei pea seletama hakkama, kui teil on juba selline olukord, kus te ei suuda seletada. Ja hoidke ennast. Egoist peab olema. Mina olen kõige tähtsam. Aitäh Mariale ja Ulvele oma lugusid jagamast. Nähtamatu, nagu see haigus on, siis loodame, et selle video abil saime müasteenikude igapäevased ootused ja vajadused enam nähtavaks teha. Lähemalt infot müasteenia kohta leiad Eesti Lihasaigete Seltsi veebilehelt ja portaalist www.els.ee.